tulemast tagasi minu vlogi. Pole ammu näinud. On mega palju aega mööda läinud minu viimasest videost ja mis ma ikka oskan öelda. Elu on vahele tulnud ja igasugused sündmused on toimunud, mille tõttu ma siis ei ole leidnud seda inspiratsiooni. Aga nagu näha, ma olen väga ilusas kohas, täpsemalt siis Montenegros. Olen siin käinud ka varem, ehk siis eelmine aasta käisin siin puhkamas ja nüüd olen tagasi ja ma olen üli happy, et ma saan ennem seda pimedat sügist ikkagi siukse päikse puhkuse. Ma olen siin nüüd nädal aega, puhkan, naudin, võtan päikest, ujun ja lihtsalt laen oma akut täis. Praegu ootamegi tuba, et meil upgrade'iti mingisugune merevaatega tuba. Me oleme siis Niki Beachi hotellis, mis on minu arust üks ilusamaid hotelle, kus ma olnud olen. Sellepärast just, et siin on see meri ja basseinid kõik ühes kohas. Aga nüüd ma natukene puhkan, ma olen 3 tundi maganud ja siis tahaks tuppa minna ja ma teen toatuuri ka. Ja ma panen siia videosse ka ühe hauli vahele, mille ma tegin. Tegelikult ma salvestasin selle juba ära ammu, aga ma ei ole seda postitanud. Ja mul enamus riideid ja neid asju on kaasas, nii et ma saan siis ilusti selle video siia vahele panna, et võib-olla on huvitav siis näha, kus ma mida tellin, aga mul on ikkagi need samad veebipoed nagu Farfetch, Mytheresa, Luisa Roma ja Net-a-Porter, kus ma tellin ja Best Secret ka. Nii et ma viskan nüüd korraks pikali, vaatan meilid üle ja siis äkki saab juba tuppa ka varsti. Ma näitan siis ära, mis ma siin vahepeal soetanud olen, et kes on varem videoid vaadanud, siis on teatud veebipoed, mis mulle nagu üli meeldivad. Kas ma ei ole liiga kaugel või? Nii, nüüd on parem. Et on veebipoed, mis mulle täiega meeldivad, nagu Farfetch, Mytheresa, Luisa Roma, Net-a-Porter ja ka Best Secret on tegelikult koht, kus võib leida päris häid pakkumisi, millest ma siis alustan. Näiteks lõpuks ma siis ostsin endale sellele M-tähele keti. See on siis sellised brändid nagu Missoma. Ma olen tellinud sealt varem ka, täpsemalt siis vist jõulude aeg äkki ma tellisin sellise kaelaehte. Roheline värv on see, mis mulle väga meeldib ja siis ma tahtsingi endale sellist kaelaehet ja mulle meeldib, et see kett ei ole ka tavaline, et siin on siuksed mummud. Ja nüüd see kett on natukene tavalisem, sest ma mõtlesin, et sellele M-tähele võiks olla siuke täitsa tavaline kett. Mis ma siis veel, mis omast nüüd tellisin, on sõrmused ka. Ma mõõtsin neid ja püüdsin aru saada, et mis suurus mulle siis läheb. Kahjuks enam vahetada ei saa ja need samad sõrmused ei ole enam allahindlusega. Ehk et mul ei ole nüüd pointiga nagu uut tellida, et ma mõtlen, kas ma saadan tagasi või siis müün jagas maha ühe nendest, sest teine on okei. Mis ma veel tahtsin öelda, kõik need kullast ehted, mis oma lehel on üle kullatud ja nad on päris vastupidavad, isegi kui sa ujuma lähed näiteks. Päris hea variant, kui sa ei taha või kui sa ei saa osta päris kullast asju. Aga ühesõnaga, sõrmus. Ma tahtsin endale keskmisesse sõrmust ja ma ostsin sellise sõrmuse. See hästi ilus läikiv kullast, aga ta on mulle suur. Selle number oli Q, aga ma oleks vist pidanud võtma P. Aga kuna ma ei teadnud täpselt, kuidas ma seda mõõtma pean, ma teadsin, kuidas mõõtma peab, aga ju ma siis ikkagi panin natukene mööda, siis ma ei teagi, mis ma selle sõrmusega teen. Et ta on tegelikult päris ilus. Mulle meeldib see, ta on nagu siuke disainikas rohkem, et mulle meeldib traditsioonilised tavalised ehted, pigem siuksed ilusad disainikad. Siis teine sõrmus on siis õbedast. Ta näeb välja nagu valge kuld. Ja see on ka siuke disainikas. Mõtlesin ka, et kui kanda keskmises sõrmes või siis nimetisõrmest, aga põhimõtteliselt on selline. Mul täiega meeldib. Selle ma jätan alles, et mul ei ole nagu väga siukest valge kullavärvi sõrmuseid. Siis mis ma veel tellisin, ma arvan, et see oli Mytheresast. Ma täpselt ei mäleta. On siuke Jacquemus'i kaelaehe.
ka siuke, aga see on siuke heledam kuld, et kui võrrelda, et need on nagu erineva värviga, aga selles mõttes, et ei ole vahet. Ja siis selle keti juurde ma tellisin ka käeketi, aga seda on nagu meeletult raske ise kinni panna, sest et tal on selline teistsugune kinnitus, mida on nagu üksinda küüntega väga raske kinnitada. Ma about juhus olen vaadanud ühtesi Hugo Bossi tosse päris pikka aega. Ma ei ole endaga veel käinud, sellepärast, et ma ei tea, ma ei ole raatsinud siukses karbis ja need tossud näevad välja sellised Hugod siukse leopardi mustriga. Suurus on mul Hugo Boss, kui mu jalg on muidu 39,5, siis need ongi 39. Ja mis mulle veel meeldib, et on sinna must sisu. Ja mulle meeldib valged jalanõud, et oleks alati puhtad. Ja ma ei lähe isegi kodunud välja, kui ma puhtaks ei tee jalanõusid. Minu kiiks. Ma tellisin siuksest poest nagu Membershop, seda ma enne nimetanud. Tellisin endale ühed kõige ilusamat rohelist värvi plätud üldse. Ma tean, et need on lihtsalt kummist plätud, nad ei paista tegelikult kummist, aga nad on, ma ei tea, ülimugavad, üliilusad ja see bränd, ma ei teadnud, et isegi Membershopis siukest brändi müüakse, ehk selle brändi nimi on Bottega Veneta. See on väga kallis bränd. Originaalis olid need 390 €, aga mina sain 140-ga, umbes 140. Ja ma lihtsalt pidin need ära ostma, sest et mul on siuke rohelise faas siin juba pool aastat olnud ja ma tahaks kõik asjad, et mul oleks rohelised. Ühesõnaga, need plätid on siuksed, ma olen nendega juba käinud. Siuke sametine kummist välimus ja ma tellisin kõigepealt suurus 39, Itaalia 39. Ja need olid mulle suured. Need on suurus 38, Itaalia 38. Siis oli kaubamajas ka mega allahindlus ja ma ei ole tihti võib-olla enam ostnud kaubamajast, aga seekord ma läksin, siis kui oli veel ehk hinnad ei olnud veel täiesti madalal, aga ma vaatasin sealt mingid asjad välja ja ootasin, et kui tuleb ehk lisa allahindlus, et siis isegi vist 60% hinnatakse asjad alla ja ma panin kinni endale ühe sellise komplekti, mis ei ole üldse odav, aga allahindlusega oli ta enam-vähem. Ma tean, ma ei oleks pidanud ostma, aga ma olen seda vaadanud juba, ma arvan, rohkem kui pool aastat. Iga kord, kui ma kaubamajas käin, siis ma olen vaadanud seda komplekti. Ta ei ole komplekt selles mõttes, aga ma teen ta komplektiks. Siukse firma oma nagu Patau ehk selline mega kihvt, siuke kõvast materjalist, kuldsete nööpidega jakk, igasugused mõnusad detailid on juures ja siia juurde siis see seelik. Mul on veel sildid küljes, sest et mulle meeldib, kui on mul kapis asjad, millel on sildid küljes. Igatahes siuke kõrge pihaga seelik. Ja ma vaatasin ka erinevates e-poodides, näiteks Farfetchis, et mis on seal hinnad ja kus juures kaubamajas oli soodsam ja sealt ma ka siis selle soetasin põhimõtteliselt 60% soodsamalt. Ehk kui otsid, siis leiad vahest väga ägedaid asju normaalse hinnaga ja ma ei tea, minu arust see on nii ilus beež värv, et beežil on väga suur vahe ja see beež mulle väga meeldib. Ja minu suurus on jakk 38 ja seelik 36 ja see on isegi natukene pihast suur, aga üli lemmikasi. Ma ostsin ka kingad endale kaubamajast lisaallinduse ajal, sest et üliraske on leida valgeid kingi. Põhimõtteliselt suht võimatu on leida valgeid kingi, mis oleks ilusad minu jaoks. Ja
ma ei tea, mulle kuidagi meeldisid need jalas ka kuidagi minu arust ilusad. Ja nende oli samamoodi, kui alghind oli 180, siis mina sain 85-ga. Ja suurus on 39, sellised valged nahast. Minu arust üli nunnud, midagi teistsugust, et kui mul on tavaliselt hästi peenikeste poeltega kingad, siis need on siuksed mõnusad. Ja kandilise esiosaga, mida mul ei ole varem olnud. Minu arust on väga ilusad suvel kas siis valgete riietega või isegi see sobib mustaga, värvilisemate riietega, et see on nagu siuke hästi universaalne, kui ei taha musta kinga ja nude'i. Ma olengi tegelikult ehitamas endale juba siin pikemat aega siukest capsule garderoobi, kus ongi siuksed mustad, neutraalsed, valged toonid ja siis natukene siukest värvi lisada juurde, et siis saaks kombineerida rohkem asju. Et mul on alati olnud see probleem, et ma näen mingisugust ilusat värvilist asja, näiteks bluusi, seelikut, pükse, mida iganes. Ja kui ma ei osta sinna kohe juurde mingisugust teist asja, millega kanda, siis tihtipeale lihtsalt mul jäävad need asjad seisma. Õnneks ma ei tee selliseid oste väga palju, aga siiski mul jäävad need seisma. Kuidagi liiga vähe on olnud siukseid kombineeritavaid asju kapis. Aga mis ma siis Best-Secretist tellisin, et ma olen otsinud endale mustasid viisakamaid plätusi, et mul on siin ühed ka siuksed chunkimad ja võib-olla natukene mitte nii kleidisandaalid, aga ma olen otsinud selliseid sandaale, mis siis on sellised nagu viisakamad kleidiga kandmiseks, pikemate pükstega kandmiseks, et see jalanõuselt väga välja ei paista endina. Ja ma tellisin Best-Secretist Moschino sandaalid. Seal on väga palju valikuid, väga heade hindadega. Panen siis kirjeldusse alla ka kõik asjad, mida ma leian üles internetipoodidest ja suurused ka, mis mina siis ostsin. Et Best-Secretis jah, oli tegelikult veel igasuguseid sandaale, mida osta, aga ma valisin need Moschinod. Ma arvasin, et see osa detail, mis siin on metallist, sellised ilusad, tegelikult on väga ilusad mustad lakist, sest laknahk mulle väga meeldib. Sellised must lakk nahast sandaalid, aga see kuldne asi on siin plastik. Ja teiseks, kuigi nad jah, näevad niimoodi nagu väga ilusad välja, siis jalas on nad väga ebamugavad. See osa siin on liiga, see pealine osa on liiga kaugel ja terav ja see surub mulle lihtsalt varvastele ja teeb haiget. Nii et ma saadan need tagasi. Siis Ülemistes üks pood, kus müüakse siis erinevaid bränditooteid nagu Moschino ja Versace, Furla, Calvin Klein ja muud sellised brändid. Sealt ma siis sain ühed sellised chunkimad Furla sandaalid. Nad on päris rasked. Ma loodan, et nendega on okei käia, aga need on siis musta värvi. Kuldsete detailidega, sellised mega paksud ja nagu ma ütlesin, rasked. Ja see on ka suurus 39, kuigi see on ka Itaalia 39, siis kuidagi need on mul parajad. Aga ma just mõtlesin, et siuksed chunkimad samamoodi, kui on näiteks lühikesed teksad ja triiksärk ja seal all bikiini, siis oleks need chunkimad sandaalid minu arust hästi ägedad seal all. Mulle meeldib niimoodi käia, et sul on nagu lühikesed riided ja siis on mingis all väga suur siuke klots. Need oli ka beeži värvi või siuksed hallikad valged, ütleme, siis tegelikult see ei ole beež, mis meil Eestis müüakse. Kuskil membershopis oli olemas 40 suurus näiteks. Ma isegi ei mäleta, mis see membershopis see hind oli, aga ma otsin selle välja ja siis kui see olemas on, et siis ma panen lingi. Natukene on maskuliinsemad, aga mulle meeldib kombineerida siukest maskuliinsust ja siis siuksest mingit naiselikku asja sinna juurde. Nii, aga ma tellisin Zalandost endale värvilised bikiinid, kui mul on kõik mustad jälle,
siis ma otsustasin, et ma tahan proovida sellist brändi nagu Hunke Müller ja ma tellisin endale lillad, Sireli lillad bikiinid, sest et see on vahepeal siin olnud väga moes. Üli mugavad ja ilusad ja hästi hea lõikega püksid ja siis rinnakas ja hõbedased detailid, mis mulle vahelduseks ka väga meeldib. Ja ma ei tea, minu arust on ülimega nunnu. Siia ma tahaks vaadata ka ühe mütsi, Jacquemus'i oma lillat värvi Farfetchis, ma panen selle siia samasse ka. Reaalselt ma võin vaadata neid veebipoode tunde ja sorteerida ja laikida. Ma peaks mingit stilisti tööd tegema. Mul siuke tunne. Ühesõnaga ma tellisin siis Luisa Veromast 2 braletti, valge ja must. Ja üks siis see must on siuke M-tähtsi, Mailis. On siuke mõnus seod ümber keha. Ja mõtlesin, et mul on ühed Hugo Bossi siuksed pikad, laiad püksid, mu ühed lemmikud, et sellega sobib üli hästi. Ja see on siis M suurus. Ja siis teine, mis ma tellisin, on Blue Marine, suurus Itaalia 42, see peaks olema siis äkki 36 suurus. Siuke valge, hästi ilus siuke satiinist rinnakas, samamoodi ilma nende pattideta. Ma just mõtlesin pintsaku alla. Siin on ilus siuke see kuldne detail ja Blue Marine siis mõtlesin, et on see bränd ja seal oli üldse Blue Marine'il hästi ilus komplekt ka sellega. Väga siuke eriline, mis mulle täiega meeldis, aga ma ei teagi nüüd, see on natukene siuke piiri peal, see korvi suurus. Ta nagu ei ole mulle väike, aga ma ei tea, kas ma tahaks, et see oleks natukene suurem, kui ma tahaks jällegi siia mingisugused asjad alla panna, et see oleks lihtsalt ballerina peal. Et ma peangi mõtlema, kas ma saan vahetada. Ma ei ole vaadanud, kas neid üldse on neid suuruseid enam või üldse, kas seda on. Nii et eks ma siis müün maha lõpuks, kui ma ise ei kanna, aga jaa, mul ei ole väga palju selliseid asju. Ja viimane asi on täiesti teistsugune asi. Et ma mõtlesin seda, et kui ma lähen photoshootile näiteks või tahan teha mingisugust teistsugust soengut, et mul on alati soeng lahtised juuksed, siis patsid on teil üliägedad, aga kui mina panen enda juuksed hästi kõrgele patsi, siis nad ei ole nii pikad, kuigi mul on pikad juuksed, aga nad ei ole nii pikad ja nad on nii õhukesed, et nagu täitsa üleval kanda. Ja ma ostsin Balmaini siukse pika patsi, seda kutsutakse sinjooniks, ma mäletan kunagi ammu. See käib siis enda juuste külge väga lihtsalt, siukse klambriga. Ja selle värvi nimi on Rio, mis on suht ikkagi minu juukse värvi. Ma ei tea, kuidas mul niimoodi vedas. Aga jah, põhimõtteliselt see käib niimoodi patsi külge ülesse ja siis tõmbad niimoodi selle veel ümber ilusti, et jääks nagu ilus pats ja siuke loomulik. Ja minu arust on see nii äge vaheldus, kui kannad kogu aeg juukseid lahti. Balmainil siin on väga palju erinevaid värve, lausa 9 värvi ja minu oma ongi siis Rio 3.4 ombre, mis on siis tumeduselt teine. Üliäge. Ma juba tahaks kuhugile minna, kus seda kanda. Aga see oligi minu väike haul siin. Mis ta nii väike oli, päris palju tegelikult. Mul on tegelikult kapis veel mingisugused asju, mida ma olen soetanud hiljuti. Aga kuna ma olen neid kandnud, siis ma mõtlesin, et ma ei hakka neid siia tooma ja näitama. Küll ma näitan neid kunagi võib-olla hiljem. Nii, oleme jõudnud hotellituppa, mis nagu näha on mega suur. See on siis vannituba. Ma ei tea, mis teema on, aga hotellides ja valgustuse teema vannitubades ei ole väga õnnestunud. Siin on küll see väike peegel, aga valgusega, aga noh, ma ei tea. Siin ümber võiks olla valgustus. Aga ei ole, mulle meeldib ikkagi. Siin on vann
dušš, eraldi tualett ja siin esikus on mega palju kapis ruumi. See võiks muidugi kõik kingi täis olla, aga ma võtsin ülivähe jalanõusid kaasa, sest mu kohver oli niigi üle 20 kilo, 20 kilo võis. Siin on veel üks ruum ja jälle palju kappe. Näiteks perega tulla siia on päris äge. Siin on siis magamistuba suure voodiga. Ruumi on siin rohkem kui küll, et meid upgrade'iti. Alguses oli meil vist vaatega teisele poole, aga nüüd siis saime merevaatega, mis on veel eriti äge. Ma kohe näitan. See imeline vaade ja mega suur terrass. Nagu tõsiselt. Eelmine aasta me olime teisel pool, siis seal pool. Ja see ongi siis Winky Beachi territoorium, siin on mitu basseini, üks on siin üleval, siis on seal all. Seal all on veel Beach Club ja Beach Club on tasuline, sest sinna saavad ka mitte hotellikülalised. Siis sealt silla pealt saab jahiga minna Portosse, Porto on siis seal taga kaugel. See on siis Vanasadam, hästi ilus, me lähme sinna kindlasti. Seal on ka mõnusaid poode, kus käia, shopata. Nii et ma lähengi panen nüüd endale bikiinid selga ja lähen ujuma, sest et ilm on nii hea suve ja ma vaatan, et ma olen täiesti valgeks läinud. Ma kasutan pruunistavaid vahtekreeme ja kui see lõpuks maha tuleb, sest ma pole ammu pannud, siis ma vaatan, et ma olen ikka väga heledaks kulunud, et lähengi saan oma selle jume tagasi, mis mul tavaliselt ikkagi peal on. Ja ongi käes õhtu ja praegu me lähme Porto Montenegrosse. Panen selga sükse lihtsa musta kleidi ja lähme sööme seal õhtusöögi ja vaatame äkki poodidesse ka, sellepärast poed on lahti kella 10 äkki, nii et jõuab äkki midagi ilusat sealt leida. Nii, lähme Portosse, Porto Montenegrosse, mis on siis täpselt seal ja meie, ma arvan, et see paat ootab seal. 50 eurot on 2 inimesele, nii et päris kallis. Eelmine aasta oli 20, kui ma õigesti mäletan, aga mis teha, taksoga läheb sama palju, nii et lähme hoopis paadiga. uus päev. Eile ma ei filminud kahjuks, mida ma täiega plaanisin teha. Hommikul ärgates ma tundsin, et mul on
väga-väga halb olla. Just siuke iiveldus. Ma läksin basseini äärde küll. Kannatasin seal kella 4-ni. Kontides oli valu, nahk läks hellaks. Kuidagi see enesetunne läks järjest hullemaks ja kui ma tuppa tulin, siis peale 4. Siis kraadides sain ma teada, et mul on 37,5 palavik. Ehk et ma olen saanud mingisuguse viiruse külge. Samas nagu kõhugrippi sümptomeid mul ei ole. Lihtsalt ajab iiveldama ja palavik. Ja ega ma täna ka ennast mingi maailma eest ei tunne. Ma küll täna ei ole hommikust söönud ja siuke nõrkuse tunne on. Või ma sõin ainult mangot ja melanit, sest mul muu ei läinud lihtsalt alla. Aga ma ei taha siin toas istuda enam, sest ma olin eile terve õhtu. Põhimõtteliselt midagi ei teinud. Ehk et ma tahaks täna kuidagi kokku võtta ennast ja minna ikkagi sinna basseini äärde ujuma ja päikest võtma. Võtan märkmiku kaasa ja püüan siis homseks mõelda, et ma saan terveks. Mõttejõul on väga suur jõud, nii et loodame, et siis ma mõtlen ennast terveks. Nii jõudsin tuppa, kell on 5 läbi ja nüüd ma mõtlengi, et ma käin kiiresti duši all ära, teen endale mingid maskid, asjad juustesse ja siis võib-olla lähme teise lahte. Seal on mingisugused poed ja söögikohad, restoranid, et ma mõtlesingi, et äkki siis käiks täna seal ära. Lustikapäis ja nüüd me naudimegi siin seda õhtut. Ma arvan, me tuleme veel siia, sellepärast et siin on tõsiselt ilus, siin saab ülihäid pilte ja see tundub olevat siuke suht kallis koht, kallis piirkond ja ma vaatasin, et siin on hästi palju ehitatud kortermaju, kus siis saab osta endale korteri ja elama tulla. Tundub ohutu, sest igal pool on tõkkepuud ees. Võrreldes siis näiteks French Rivieraga, sest see tuletab meelde natuke French Rivierat. Päris ilus koht, ütleme ausalt. Ja vaatame, äkki on mõni bikiinipood ka lahti, et äkki ma leian endale mingisugused bikiinid. See oleks tore. Ja nüüd me lähme kõnnime sinna promenaadile, mis seal taga on hästi ilus. Seal taga on mingisugune restoran, et me vaatame üle sellega, et kas me sööme seal või siis kuskil mujal. Ma mõtlen praegu, et äkki peaks võtma black risotto with cuttlefish, ehk siis see on tindikala risotto. Aga ma kujutan ette, et mul on pärast suu mingi mega sinine või must lausa. Ma olen kunagi söönud, kunagi oli Tallinnas siuke restoran nagu Kokka, Itaalia restoran. Aga jah, see tundub hästi maitsev. Ma olen hästi siuke risotto ja pasta fänn. Ja teine valik, mis ma vaatan, on siibes koos kartulipüree ja beebi spinachiga. Nii et ma ei tea, kumba ma siis võtan. Siin on päris palju valikuid. See on siuke koht nagu see Bistro 21. Ehk väga maitsvad ja normaalsed hinnad isegi. Ma mõtlesin, et siin restoranis on võib-olla kallimad, aga seal Nikki Beachis on palju kallimad. Nii et vaatame, kohe tulebki kelner.
tulin siia terrassile tegema natukene arvutis asju, sest mul on umbes 2 tundi siukest tööasju vaja teha, kell saab 8 kohe. Tegin endale teed, kuna mul ikkagi on veel normaalselt natukene siuke nii ja naa ja siis jah, kohvi ei tahtnud juua. Eile seal Lustika Bays bikiine ma ei leidnud, seal ei olnud ikkagi sellised poed ja ma vist jõudsin tagasi tuppa kell 10 äkki või 10 läbi natukene. Aga seal on jah hästi ilus, et kui võrrelda Porto Montenegrot, Porto Novit ja siis seda Marina Village'it ehk siis seda Lustika Bay, siis Lustika Bay on nagu kõige siuksem privaatsem, kõige peresõbralikum võib-olla. Seal oli hästi palju lastega, vanemaid istusid restoranides. Porto Montenegros nagu seda väga ei näe. Porto Montenegrol on jälle kõik siuksed hästi palju kallite brändide poode ja seal on ka Buda baar, mis on hästi ilus koht. Ma ei tea, kas me seekord sinna jõuame, et eelmine aasta me käisime seal Buda baaris. Seal saab siis basseinis olla ja kui sinna minna, siis kindlasti proovida, ükskõik kuhu Buda baari minna maailmas, siis kindlasti proovida seda kanakapsasalatit, et see on juba, ma arvan, 10 aastat üks mu lemmikuid. Kunagi, kui ma käisin Pariisi Buda baaris, siis ma sõin seal ja peale seda mul on see jäänud kuidagi pähe. Siin kusjuures ei olnud nii hea see aasta, aga jaa, see kanasalat on mega hea, kanakapsasalat. Aga jaa, see Lustika Bay on koht, kuhu võiks tagasi minna tegelikult, sest siit Nikki Beachist oli sinna vist ainult äkki mingi 10 minutit, et ta on hästi lähedal teisel pool siis seda mäge. Aga Portos taksoga on mingisugune 20 minutit, 25 minutit. Kui minna siis paadiga, okei, saab 10 minutiga või isegi kiiremini, aga sa pead maksma 50 eurot. Eelmine aasta oli see minu arust 20 ja see aasta on 52 inimest. Et hinnad on kallimaks läinud. Kui siit Porto Novisse minna, siis Porto Novisse maksab paat 70 eurot. Et siit nagu minna autoga sinna ei ole nagu absoluutselt mingit mõtet, sest et vahepeal on praam ja see võtab aega. Kui Montenegrosse tulla, siis tuleb valida, et kuhu sa täpselt lähed, et kõike võib-olla nädalaga ei jõua läbi käia, kui sa tahad päevitada ja ujuda ka. Pluss see ka, et kus on päike, siin on ju mäed. Kui sa vaatad, kuidas päike loojub, siis teatud kohtades on juba kella 3-st pime. Üks põhjus, miks me Nikki Beachi valisime, ongi see, et siin on kogu aeg päike. Eelmine aasta olime ka ühes teises hotellis, mis on siis kohe kui praamiga üle minna, aga see oli ka hea hotell, sellel oli oma rand. Rannas oli restoran, siuke hästi mõnus kalarestoran ja et see oli ka tegelikult päris normaalne koht. Aga nüüd ma siis teen 2 tundi tööd, et ma ikkagi jõuaks asju juurde ka, sest kell 3 ma pean uuesti tagasi olema arvutis. Naudime hommikut ja hakkame tööle. Tulin just söömast, teen natukene tööd arvutis ennem, kui siis uuesti basseini äärde või sinna mere äärde lähen ja päikest võtan, kuigi ma olen juba päris jumekas, aga tahaks veel saada pruunimaks. Ma kasutan siis SPF 15 õli siin, mis on minu jaoks jumala okei. Ma kasutan Eestis ka SPF 15. Ma ei põle üldse ära. Juuksed on ka, ma vaatan natukene ära pleekinud juba või ma lihtsalt tahan näha, et nad on ära pleekinud. Ma loodan, et natuke ikkagi pleegivad. Ma tean, et see ei ole nagu väga tervislik võib-olla, aga kuna ma ei taha värvipesu teha, kui ma tahan eledamaks juukseid värvida, et siis ma pigem tahaks, et nad loomulikult kuluks ja pleegiks. 2 täispikka päeva on siis veel, ennem kui siis Eestisse tagasi tulen, aga enesetunne on hea ja ma loodan, et see on siis terve päeva selline mõnus olek. Nii, olen mere ääres ja hakkan nautima. Ma vaatasin, et siin on üks bikiinipood ja kui see tavaliselt on olnud kinni paar päeva, siis täna oli see lahti ja ma sain endale bikiinid. Ma sain endale rohelist värvi, siuksed sätendusega bikiinid. Ja ma vaatasin, et tegelikult siin on mingi äge koobas, kus saaks minna ujuma. Ja võib-olla olengi uuringu, et äkki hommikul läheks hoopis sinna. See on Lustika Bayst kuskil edasi. See oleks väga äge kogemus, et me ei ole kunagi kuskil koobas
ma lähen check-in üle ja siis vaatan, kas hommikul lähme või mitte. Nii, oleme tagasi Lustika Bays. Lõin ennast natukene rohkem üles, et teha mingisugust videot ja pilti. Ja nüüd siis naudime seda aega siin ja lähme, võib-olla istume kuskile ja siis võtame ühe joogi, sest hull janu on. Ilus koht on see. Kui tulete Montenegrosse, et kindlasti soovitan Lustika Bayst ka läbi käia, just kui Tivatisse tulla. Et Budvast on siia juba natukene rohkem maad. Mega nunnu koht. Väike village. Ongi see õhtusöök läbi, mul on kõht nii täis, ma reaalselt lähen lõhki. Hommikuks siis bookisime kella 9 koha laeval, me läheme Kotori. Kotoris siis läheb laev välja sinna Koopasse, siis me vist lähme kuhugile saarele ja siis läheme veel allveelaeva mingisugune muuseum äkki. Ma praegu kohe ei mäletagi, aga ma vaatan järgi. Ja see kestab 3 tundi, 40 €. Pärast seda ma arvan, et me jääme Porto Montenegrosse ja lähme Budabaari. Budabaar on ka siis siuke ülemaailmne äge restoranikett ja seal on siis võimalik passu ääres olla. See on siuke mõnus suur Infinity bassein ja ma arvan, et päike on ka selleks ajaks välja tulnud, et ma vaatasin, et pilvine on kuni kella 3-ni, aga pärast on juba okei. Tuleb siuke teguderohke viimane päev ja siis reedel kell 10 läheb lend. Jah, aga homme peab hästi vara ärkama. Me lähmegi nüüd tagasi hotelli. Ma arvan, ma sätin magama ja siis hommikul jõuab ära süüa ja kiiresti takso tellida ja siis Kotori. Oleme jõudnud Kotori ja kohe lähme boat-tripile. Meie siis ostsime internetist, aga siin saab koha peal ka osta. Siin on neid putkasi nagu väga palju. See kaater tundub päris väike, aga muidu sinna Koopasse ju ei mahu. Sellest Koopa-august sisse tuleb fun päev mere peal. Nii et äge, naudime! Soeng on vähe sassis, natukene hakkas jahe poodi peal. Ma loodan, et varsti tuleb ikkagi päike natuke rohkem välja ka, et siis on mõnus soe, sest kui me jõuame sinna Blue Cave'i, siis ma väga tahaks ujuda ka seal. Mul on bikiinid all, et see oleks päris esmakordne asi mulle. Aga sellel siis saarekesel oleme me 20 minutit ja siis sõidame edasi. The name of these plates are ex voto. Translated from Latin, that would mean devoted to. That means when sailors, when they used to return from long journeys, the first thing that they used to stop would be this church. And they would be all devoted. Need lillepaketid, mis seal kirikus olid, need olid nii-öelda annetatud siis pulmaliste poolt, ehk siis pruudi poolt tegelikult. Ja väga paljud käivad siin abiellumas, isegi mitte ainult Montenegrost inimesed, vaid ka mujalt maailmast just tulevad siia abielluma. They finished in May this year. They opened it already. And one night is about 1,000 euros. Sta a posto. It's cheap. Hotell siis, mida ehitatakse, kus oli vanasti vangla ja kus on siis tapetud 2000 inimest vähemalt. Ja öö on 1000 €. Mina vist siia ei julgeks tulla.
Kotoris tagasi. Paadisõit oli äge, mulle meeldis, natuke jahe oli kohati. Ujuda ma ei saanud, sest et jahe oli. Päikest ei tulnudki välja, kuigi ma lootsin, et äkki ikkagi tuleb. Ja siis vaatame vist siia vanalinna ka, ennem kui me Porto Montenegrosse lähme. Täna on siin mega palju rahvast ja siin on mitu kruiisilaeva. Ma ei ole üldse see turistikoha fänn. Et ma alati eelistan selliseid väiksemaid kohti ja selliseid väiksemaid hotelle, just butiikhotelle, mitte selliseid suuri kolhoose. See ei ole üldse minu teema. Ja täna on siin tõesti väga palju ja hea, et me tulime kella 9 sellele paaditripile, mitte kella 12 ega kella 3, sest et ummikute aeg on jõhker. Miki Beachist Kotori oli hommikul 19 minutit ja eile, kui me vaatasime, lõunal oli vist 40 minutit. Nii et väga suur vahe on. Et seda peab siis jälgima, kui Kotori tulla sellele paaditripile. Me lähme istume kuhugile maha ja teeme ühe väikse veini. See on juba natuke rohkem minule, vähem rahvast, puhtam ja siuke mõnus, hästi hoolitsetud. See mulle meeldib. Kiiresti Pudabaari võtame endale sinna päevitustoolid ja naudime siis viimasel päeval veel paar tundi päikest. Nädala aega puhkust Montenegros ongi kohe läbi. Homme hommikul läheb lennuk ja selle viimase õhtupooliku me veetsime siin Pudabaaris, mis on hästi ilus koht, kus aega veeta. Eriti kui ei ole hotellis basseini. See küll maksab siin olemine, aga siiski see on seda väärt, ma arvan. Ja mis seal ikka? Ma loodan, et seda vlogi lõpuni vaatasid, et teile meeldis ja ma usun, et me näeme juba varsti. Tšau!